Jõuluks koju. Ilus, südant soojendav mõte ja ükskõik, kus me eestlased ka muul ajal ei ela, see kodu, kuhu jõuluks tahame jõuda, on meie jaoks, tunnistagem, ikka Eesti. Aga kui võõrsil elades küpseb soov mitte vaid jõulupühadeks, vaid üldse Eestisse tagasi kolida, mis seal siis rasket tundub, lennukipilet, asjade transport ja kodus ollaksegi. Aga kas kõik on ikka nii kerge? Täistund uuris. Mis võib olla magusam kui koju tagasi jõudmine? Koduse Tallinna panoraami nägemine, sind vastu võtmas maailma koduseim lennujaam. Täpselt statistikat selle kohta, kui palju Eestist ära kolitakse ja kui palju tagasi tullakse, on suhteliselt raske teha. Aga Statistikaameti andmel võib laias laastus öelda, et mullu käidi siin lennujaamas ja teistes Eesti väravates Eestist ära kolivaid kodanikke saatmas umbes 6500 korral ja tagasitulijaid tervitamas 5200 korral. Nii et minejaid jätkuvalt rohkem kui tagasitulijaid. See on muret tekitav, kas pole, et niigi väikesest Eestist nii arvukalt lahkutakse. Tahaks ju, et oleks vastupidi. Või kas ikka tahaks? Eestisse viimastel aastatel tagasipöördujad ütlevad, et uuesti kodumaale kolimine võib osutuda üsna keerukaks. Lihtsalt siin küll midagi ei ole, seda illusiooni ei ole. Et julgustükk on minna ja julgustükk on ka tagasi tulla? Jah, absoluutselt. Minul oli raske, väga raske. Mulle tundus, et kõik inimesed on minu ümber muutunud, aga tegelikult oli mina muutunud. Eesti on võõrsile läinud väga häälekalt tagasi kutsunud. Praegu talendid kojulaadset programmi küll enam ei ole. Ma isiklikult arvan, et tark riik ei anna oma kodanikele käsklusi. Ükskõik, kas nad elavad Eestis või kusagil mujal. Tark riik suhtleb nendega natuke teises toonis. Marin Mõttus on Välisministeeriumis üleilmse eestluse diplomaatiline eriesindaja. Just Välisministeerium juhib nüüd Eesti riigi suhtlust võõrsil olevate kodanike ja rahvuskaaslastega, kui vaja, pakkudes neile Eestisse tagasi kolimiseks ka otsest rahalist tuge. Eesti riik toetab 600 euroga tagasitulijaid. Jah, toetame neid, kellel majanduslikult tõesti on seda vaja, kuid ma ütlen päris ausalt, et loomulikult toetus on märk, et inimesed on oodatud, aga 600 eurot. Ma ei arva, et 600 eurot oleks see, mis kellegi otsust mõjutaks. Aga mis siis neid otsuseid mõjutab? Kuulame tagasi tulnute lugusid. Muusikamanager Rene Meriste kolis Los Angelesse 2007. aastal koos tüdrukute bändis Vanilla Ninja tuntuks saanud abikaasa Maarja Kiviga. Rene sai tööle firmasse, mis vahendas tuuridel olevatele artistidele palga maksmist. Abikaasa Maarja pidi ümber õppima. Ja abikaasa läks õppis siis juuksuriks ja on siiamaani juuksur. Kuid aegamisi küpses mõte Eestisse tagasi tulla. Viimaseks tõukeks said tänavu jaanuaris Los Angeleses lõõmanud suured tulekahjud. Meie kodu jäi alles, aga näiteks meie kõlarid ja nii-öelda muusika, tehnika oli ühes teises kohas hoiul, meil ei olnud meeleski, siis see koht põles üle ära, nii et meie kõik tehnika põles absoluutselt ära. See hetk oli nagu, kus ma arvan, et tollel õhtul me nagu otsustasime, et vist on aeg tagasi kolida. Eestisse tagasi kolides oli alguses kõik ju tore. Sugulased, sõbrad, tuttavad, kõik tahtsid kohe kokku saada. See esimene romantika läheb üle, see on 6 kuuga teed selle ringi ära, sõbrad, tuttavad. Ja siis on see argipäev, sa alustad tegelikult ju nagu nullist. Okei, sa tunned inimesi, aga ikkagi on ju nullist. Kõik on vaja kodu, töö, kool lapsele. See on osutunud väga raskeks, sest et kõik koolid on lihtsalt täis. Rene leidis töökoha Tallinna Ülikoolis, aga katsus kohe kätt ka poliitikas kandideerides kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa ridades Nõmmel. Ma arvan, et algus on tehtud, et mu eesmärk oli 100 häält, et ma sain 96. Järgmised valimised näitavad, kas Rene Meristest võib saada poliitik. Merike Mafrush kolis Eestist Kesk-Prantsusmaale 2008. aastal. Armastus, uus abikaasa, siis raskused külas, kuhu ta sattus, sest prantsuse keelt ta ju ei osanud. Nii et algus oli küll, ma teist korda elus ei julgeks sellist sammu astuda. Kuid elu läks edasi. Kooselu lõppes, Merike kolis külast linna, Saint-Étienne'i, siis tuli COVID, Prantsusmaa sulgus täielikult ja kusagil peas oli hele unistus imelisest Eestist. Hakkad natukene idealiseerima
et noh, tegelikult sa ei tea, mis elu Eestis on, aga ta muutub kõik üheks selliseks roosaks pilveks. Tagasitulek ei olnud kerge. Üks asi on olmeline pool ja töö leidmine. Teine, väikesed eludetailid, mis erinesid igapäevaelu kommetest Prantsusmaal, millega ta juba harjuda jõudis. Noh, ma harjusin ära nende elustiili, nende kommete, nende tihti ka palju emotsionaalsema rääkimisega, nii et kui ma esimesse töökohta läksin, siis ma mäletan, et ma tänasin ja palusin ja noh, vahet pidamata kogu aega. Ja kuni mulle siis üks kolleeg ütles, et kuule ära täna ja palu nii palju, et need on nii paljud pisiasjad. Tagasi tulles ei olnud ka tööd kerge leida. Merike alustas toidupoe kassas, kuid tundis, et see ei ole tema amet. Nüüd töötab ta poes sõbralt sõbrale, kus Prantsusmaal paljudel kirbuturgudel müümas käinuna tunneb end lõpuks kui kodus. Aga selle tunde tekkimiseks kulus uuesti Eestis tagasi olles aastaid. Nii et ma olen tegelikult, praegu olen väga rahul. Praegu ma ei mõtle, et Eestis oleks halb. Et jah, ilm on halb, aga... Björn Koop, kes suudab ägeda auto valmis visandada loetud minutitega, unistas juba noorena autodisaineriks saamisest. Eestis alustas ta disainiõpinguid Kunstiakadeemias, aga edasi autodisainikoolid Itaalias, Torinos ja Pariisis. Esimesed töökohad olid Saksamaal Hyundais ja Kias ja siis Jaapan ning Mitsubishi. Kõik, tundus, läks professionaalselt ainult ülesmäge. Kõik ei ole nii roosiline, nagu tihti arvatakse. Esiteks on Jaapani yen kukkunud tohutult võrreldes USA dollari ja euroga. Et need palgad ei ole kindlasti enam need, mis nad kunagi olid. See elu on ikkagi üli töökeskne, et see ongi, et seal ei ole vaba aega nii palju nagu siin. Seal on nagu by 8 ütlevad, et see on niimoodi, et see peale kella 8 nagu tööl ei oleks, aga siin ma ei tea, kui paljud inimesed on hommikul 9 õhtul 8, aga seal on nagu suhteliselt tavaline. Ja sain aru, et see ei ole see elu, mida ma tegelikult ise tahaksin elada. Et vaatamata sellele, et see on autodisain ja Mitsubishi on kihvt autobränd, et siis ma saingi aru, et ma pigem tahaks kuidagi võib-olla siinsesse disainimaailmaga panustada. Björn sai Eestis Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhiks, aga ikkagi ütleb ta, et tagasi tulemine oli mõneti keerukas. Võib-olla mis keeruliseks tegigi see töö keskkonda päriselt sisse sulandumine ja eriti olles nagu Aasia firmades, kus kanti nagu hästi suurt hoolt selle töölise rahulolu eest on ju. Töökeskkond oli meile pingeline, aga tugistruktuur oli hästi tugev. Et see oli võib-olla erinev, et siin pean ikkagi ise lahendama mingeid asju ja tegema ja vaatama on ju. Aga seal oli põhiline see, et sa tegelesid ainult disainiga on ju. Rainer Sternfeld elas 8 aastat Californias Silicon Valley's. Rajas nullist suurandmete kogumise ja töötlemisega tegeleva firma Planet OS. Müüs selle siis USA küberturvalisuse ettevõttele Intertrust ja osales seejärel investeerimisfondi Nordic Ninja asutamises. Eestisse tagasipöördumiseks otsest vajadust ei olnud, aga kui päris aus olla, tuldi laste pärast. Et lapsed jääksid eestikeelseks. Et lapsed jääksid eestlasteks ja see oli selge, et nende inglise keel oli parem kui eesti keel siin ei olnud juttugi, aga nüüd 6 aastat hiljem võib öelda, et nad ikkagi räägivad inglise keelt juba väikese eesti aktsendiga, et selle üle on ainult hea meel, sest et ega inglise keel kuhugi ei ka. Aga mida me kõige rohkem võitsime ikkagi see, et see tunne, see küsimus endale, mida me esitasime, see, et millisesse ühiskonda me panustame. Loomulikult oleks võinud seda Californias teha, aga see oleks nagu tilk meres ja siia tulles me saame ise midagi ära teha. Sternfeldi arvates ei peaks koju tagasi tulijad tegelikult üldse mõtlema nii, et see on tagasipöördumine, vaid pigem nägema seda kui elus edasiliikumist. Minu soovitus on see, et ma ei ütleks, et kolida Eestisse tagasi, vaid kolida Eestisse edasi. Eks see natuke sõltub sellest ka, kuidas inimesed, kes lähevad välja, kuidas nemad räägivad, et kas nad räägivad sellest negatiivselt, et ma sain lõpuks minema või nad räägivad sellest positiivselt, et ma lähen, arendan midagi. Me kõik panustame sellesse, milline see Eesti on ja kui me ise räägime negatiivselt sellest, siis ei tasu oodata, kui
kui tuled tagasi, et siis sinust räägitakse positiivselt. No ei tea, mis selle negatiivsusega eestlastel on, aga ka võõrsil olevate eestlaste seas tehtud uuringud näitavad, et üks põhjus, miks Eestisse tagasi ei kiputa, on just siinne, kuidas öelda, õelus. Tagasi tulemise juures võib paljude eriti noorte inimeste jaoks osutuda probleemiks see, kui nad tajuvad, et Eestis antakse liiga palju hinnanguid, et Eesti lisaks sellele, et ta on väike, on ka kitsarinnaline. Ja mina ütlen ausalt, ma ei ole nõus inimestega, kes ütlevad, et meid ümbritseb mingi kohutav tigedus. Mina näen toredaid Eesti inimesi, aga inimene, kes elab välismaal, ta ikkagi otsustab suuresti meie pressi ja sotsiaalmeedia põhjal. Ma hakkaks küll mõtlema, et kuulge, aga jumal teab, kui ma kolin oma perega Eestisse, mis seal ei sobi, eks ole, et mul on valest rahvusest abikaasa, valetõugu koer, ma ei oska öelda, mis. Nii et ma arvan, et nii meile siin kui ka meie rahvuskaaslastele välismaal oleks kõigiti hea, kui me annaksime vähem selliseid hinnanguid. Rainer Sternfeld leiab, et me teame, et meid on vähe ja kui tahame maailma tasemel kogemustega oma riiki edasi arendada, on selge, et peabki käima mujal, õppima, olema, töötama. See on üsna kolkalik arvamus, et ainult Eestis elanud olijad teavad, kuidas ja oskavad kõige paremini meie riiki edasi arendada. Kahjuks ei vii see tänases avatud maailmas kuigi kaugele. Kui mõelda, et miks käia väljas, siis näiteks hea näide võiks olla näiteks spordiga, eks ole, et meil ei ole mõeldav, et sa oled olümpiavõitja või tahaksid saada olümpiavõitjaks ilma, et sa käiks väljas võistlemas. Et sama asi puudutab majandust või ettevõtlust, kunsti, teatrit, mis tahes valdkonda. Et meid tõesti on nii vähe ja me peame mõtlema pidevalt selle peale, et kuidas olla tipus. Ja selleks tipus olemiseks on vaja väliskogemusi. Absoluutselt, see ei ole muud varianti. Et miks peaks 8 miljardit inimest huvitama, mis toimub siin 1,4 miljoni inimesega, et me peame ise seda tegema, ise peab minema. Nii et meie oma Eestis saame maailmaklassi riigi teha vaid siis, kui toome siia mujalt maailmast parimad kogemused, teadmised, oskused. Mujal elamisest, mis paljudel juhtudel ongi pigem ärakäimine, ei ole vaja mõelda nagu kunagi, et läkski nüüd Eestist päriselt ära. Sellest loost jäi minu jaoks kõlama veel üks oluline mõte. Ka siis, kui oleme kodumaalt mujale läinud ja tahame tagasi tulla, on see ikka eluga edasiminek ja uuesti tulek Eestisse, mis ka ise on vahepeal mõistagi muutunud. Elus ei ole tagasikäiku, tagasikolimist, vaid alati ikka edasiminek.